No siin oli nüüd terve küsimuste kompleks, mis nende kahe lihtsa küsimusest nagu välja tuleb, et võib-olla ma alustan sellest viimasest, et mina ei tea, kes see jälle niimoodi väidab, aga ma nagu ütlen küll, et ei ole meil mingisugust sõltuvust välispartneritest, et on kollegiaalne koostöö ja on selge see, et Eesti riik on väike riik ja et me ei kujuta ette, et me endale mingisuguse tohutu võimeka signaalluure või satelliitluure üles ehitame, et seal on vaja abi küsida loomulikult, aga see on nüüd luuredistsipliin, eks. Nüüd vastuluures sa pead ikka ise toimetama ja eks ta võib-olla kõlab nagu küüniliselt, aga eks ta on rohkem selline kaup kauba vastu, et kui sul endal ei ole midagi pakkuda, ega sul niisama midagi ei anta. Et ma olen selliseid arvamusi kuulnud, et nimetamata nüüd siin poliitikuid, kes siin vahest lahmivad, et kui see Dressen kinni pandi, niikuinii keegi andis ja SIM kinni pandi ja järjest, et need esimesed asjad, et küllap ikka ameeriklased või inglased teile andsid, et ega te ise olete niisugused mökud, et ei saa ju millegagi hakkama, oli nagu nii-öelda sulgudes selline mõte, et aga kui neid inimesi juba üle 20 on, siis on nagu kuidagi keeruline öelda, et keegi meile kogu aeg kandikul mingit infot ette tassib, et ka puht praktiliselt, et ka teistel riikidel, suurriikidel on oma ressursipuudus, et ameeriklased ei suuda kogu maailma ära hallata, see ei ole lihtsalt võimalik kui inglased, eks on ju. Nii et kui neilt vahest professionaalset abi saab, on väga hästi, aga see on ikkagi kahepoolne liiklus, eks on ju, sina annad, sina võtad, et see ei ole niimoodi, et sa ainult küsid, mitte midagi vastu andmata, et mis huvi peaks olema, nad ei ole lapsehoidjad, eks on ju. Ameeriklastel on endal piisavalt palju probleeme, et hakkama saada, nii et ma selle teema nagu võtaks küll maha, et on mingisugune sõltuvus. Ma ei tea teiste organisatsioonide poolt rääkida, ma olen ainult kapos töötanud, mis puudutab julgeolekuasutusi, ainult Eesti kapos, ma ei tea, kuidas on lätlastel, leedulastel, aga ma sügavalt kahtlen selles, et oleks mingit sõltuvust. Nüüd, mis seda teist poolt puudutab, et jällegi siin on see suurriigi ja väikeriigi erinevus, et jah, mõneti me oleme avatud raamat, aga ka selle ma kummutaksin, et meil ei ole oma saladusi, et mida me teiste eest varjame. Loomulikult meil on omad saladused ja ei ole nii, et kõik kõike teavad, et seda ma julgen küll öelda, et isegi kui see kõlab naiivselt, et keegi ütleme a la Delfi kommentaatori tasemel keegi kindlasti ütleks, et Sinisalu on loll ja naiivne, eks on ju. Ei, on professionaalne koostöö, aga mingis mõttes see väljend, et ei ole sõbralik luureteenistusi, on õige. Vastuluure puhul ma julgeks öelda, et selline asi nagu sõprus on olemas küll. Et see on teine spetsiifika, aga jällegi seda ei saa ei saa üldistada, et mis see sõprus antud juhul tähendab ja nii edasi, saadakse paremini läbi, halvemini läbi. On selge, et on loomulikult partnerid siin Läänemere regioonis, kellega tehakse koostööd ja ütleme, mis tarvidus oleks Poola luurel Eestist infi koguda. Ei saa välistada, ma ei saa öelda, et seda üldse pole, näiteks on ju, võib-olla on, et ju me siis ei ole head tööd teinud, pole neid vahele võtnud, aga poolakatel on palju mõistlikum tulla ja küsida mingeid asju ja öeldakse, mida ma saan sulle öelda, mida ma ei saa sulle öelda. Ja professionaalid mõistavad, et sul ei ole mõtet küsida, et kes on teie agendid, on üks asju ei küsitaks, sellel kunagi ei vastataks, on ju. Aga mingisugused julgeolekupoliitilised küsimused, et on NATO, Euroopa Liit, kus on loomulik koostöö, kus vahetatakse infot ja selline vastastikune sigatsemine, et see lõpeb alati nagu halvasti, et selliseid ütleme, et detaili minemata ma võin öelda, et selle aja jooksul, mis ma olen kaitsepolitseis töötanud, on mulle teada juhtumeid küll, kus on nii-öelda jalgpallikeeles kollast kaarti näidatud, võib-olla isegi ka punast kaarti näidatud, aga lihtsalt liitlaste vahel ei tehta võib-olla sellist suurt lärmi, öeldakse, et see mees lahkub, käitus valesti ja loetakse see teema lahendatuks, eks on ju, et töö peab edasi jätkuma. Nii et see on selline luure ja vastuluure spetsiifika lihtsalt. Kas te teate, kas maailmas on riike, kus karistusseadustiku tasemel diferentseeritakse vastase ja liitlase heaks luuramist näiteks sanktsiooni režiimi mõttes?
aus vastus on, ma ei tea, ma ei ole seda kunagi küsimust nii esitanud, et see on huvitav küsimus, et ma arvan, mõni karistusõiguse inimene võiks täitsa seda uurida, et äkki kuskil isegi on, et ma küll kahtlen, aga mine tea, et äkki on kuskil erisused ja. Meil tarvidust millegi selle järgi ei ole vaja. No ei, ma arvan, et kui asi jõuab nüüd nii kaugele, et mõni meie liitlasriik NATO-st ikkagi sellise sigadusega hakkama saab, et ta kellegi värbab Eesti riigi saladust neile üle andma ebaseaduslikult, et noh, mis vahe seal on siis tuleb ta samamoodi kinni panna, eks. Kui on võimalik kinni panna.